Tere taas! Vahepeal on natukene aega mööda läinud ja oleme sootuks uues olukorras, et oleme põllul, kuhu peab alles kultuur tulema. Mis on aktuaalne? Aktuaalne on see, et masinad vuravad põldudel, käib kiire mulla harimine Lõuna-Eestis. Põhjus on selles, et kui me vaatame mulda, siis päike, tuul, öökülmad on viimastel aegadel hästi kiiresti mulla pealispinda kuivatanud. Põllud on pealt valged, tahavad saada liigutamist, et tõmmata mulla kapillaarid kinni ja et meil niiskus välja ei aurustuks. See on hetkel kõige kiirem, olulisem töö, millega me siin tegeleme. Kuidas sinu pool, Alo, seal? Et kas on ka niiskusega juba hetkel kitsas käes või veel on? Jah, tuleb tõdeda, et siinkandis niiskust on natukene rohkem. Ka kevad siin Põhja-Eestis on heitlik. Ühel päeval talv, teisel päeval kevad. Püüa sa siis siin kahe situatsiooni vahel leida õigeid tegevusi. Aga lähme vaatame, mis siis toimub põldudel, kus kultuurid kasvavad. Talinisud on viimase paari päevaga märgatavalt tooni muutnud. Pilt on läinud märksa rohelisemaks ja on näha, et taimed on hakanud mullast väetist kätte saama. Aga samas, mida ma siin hetkel näen, on see, et mõõtes mulla temperatuuri on see ikkagi sellises 10 sentimeetrises kihis 5-6 kraadi. Ehk vegetatsioon ei ole väga aktiivne ning sellest lähtuvalt ei hakka ma hetkel veel ka suvivilju külvama. Veidikene kannatan ning kui alustan, siis alustan kaerast ja hernest. Ning mida ma siis hetkel plaanin teha, on see, et annaksin ära ka ASN väetise talinisule. Selline 150 kilo, et taimed saaksid veidikene lämmastiku kõrval ka väävlit kätte ning saaksin oma aega ja töid natukene paremini planeerida ning selle väetise koos niiskusega mulda viia. Aga Alo, mis sinul seal hetkel käsil on? Mis väetiseid plaanid sina anda? Ammooniumväetised siin said 1,5 nädalat tagasi esimene ring antud. Praegu toimub kaaliumväetise andmine, fosforväetise andmine ja magneesiumväetise andmine, et tegeleme sellega. Küsimärk on äästamine. Me oleme isegi siin kodus seisukohal, et võib-olla sellel aastal ei äästagi, sellepärast et septembri alguse külvid on väga hästi võrsunud. Niiskust selline tihe taimik hoiab küllaltki hästi ja kolmandaks, mis oluline, et umbrohtumus sai sügisel herbitsiidiga tõrjutud. Neid 3 aspekti meeles pidades ütlekski, et ei olegi väga pointi äästada. Kui aga need 3 tegurit kõik täidetud ei ole, siis tasuks mõelda äästamise peale. Rapsipõllud on Lõuna-Eestis 2 nädalaga ikkagi kosunud tasatargu siin nende külmade vahelt. Hetke pilt on ikkagi veidikene lillakas, aga viimased sellised 2 sooja päeva on päris tublisti olukorda muutnud. Plaanin panna ära ASN väetise nüüd enne külve ja kui ilmaolud võimaldavad, siis järgmise sooja lainega hakkaks andma natukene ka lehekaudu toitu. Ning kaugel pole enam ka kasvu reguleerimise aeg. Ma usun, et järgmiste sooja lainetega võivad kohale jõuda ka esimesed putukad. Varre peitkärsakad, hiilamardikad, et plaanin panna üles kollase püünise, et ma saaksin seiret teha, et saada aru, millal putukad põllule tulevad. Ning seeläbi siis saan pritsimisi ajastada. Aga Alo, kuidas Virumaal, et kas sul on prits talvekorteris või välja aetud? Ei, prits talvekorteris enam ei ole. Küll aga pritsimisega ei kiirusta, sest et nädala lõpp lubab külmasi, öökülmasi, et üle 2-3 päeva ikkagi tuleb öökülmasi. Laseme need suuremad öökülmad mööda ja siis paneme pritsi töösse.
ja laseme veel taimedel korralikult kasvama minna. Siis hakkame rapse turgutama esimeste leheväetistega ja kindlasti paneme ka juba püünised ülesse. Muld on selline parajalt tuhkjas ja tolmjas juba, läheb hästi katki. Ideaalne aeg libistamiseks ja saame selle niiskuse ilusti kinni hoitud. Aga Alo, mis töid seal Virumaal siis veel käsil on? Eks sellist põldu peaks libistama hakkama, et hoida seda niiskust, mis siin mullas veel on. Ja samas on veel aega tegeleda kivi korjamisega, kartulimaa ettevalmistusega, et ka see on tähtis töö ja aitab nii mõnegi masina eluiga pikendada. Ka siin suhtume kivikorjamisse väga tõsiselt, et olles ise ka kombaini peal olnud, siis tean väga hästi, kui kalliks võib üks kivi põllu peal sügise maksma minna. Seega teeme põllud kividest puhtaks, harime, paneme väetist veel ning siis hakkame külvama. Ning ma arvan, et aktuaalse põllupildiga kohtume juba siis, kui lähme ka pritsidega põllule. Seniks aga kõigile ikka tervist, tugevust ja töötahet. Jääge lainele! BASF. We create chemistry.